Tere tulemast tänasesse vlogi. Lambist alustan seda mingi full meigituna. Oh my god. Täna me peame sünnipäevaga. Ja see oli üsna viimase hetke plaan, ütlen ausalt. On olnud üks väga stressirohke aeg. Ja kuna ma ise olin nii pikalt ikkagi reisil, siis väga paljud asjad on jäänud viimasele minutile. Praegu on kell 4 kohe ja meie sünnipäev peaks hakkama 3 tunni pärast. Ja meil on veel nii palju asja tegemata. Ma just tulin meigist ja te ei kujuta ette, kui rasket kotti ma praegu tassisin. See ei ole naljakas. Ma tahaks natukene nutta praegu, sest esiteks ma nägin vaeva, et teha soeng, mis nüüd tänu sellele vihmale on pekkis, sest ma pidin jalutama siia autoni mingi 5 minutit üliraskete kottidega. Aga ei, me ei alusta seda negatiivsel noodil. Täna tuleb üks väga tore pidu ja lihtsalt ma ei tahtnud minna oma autoga sinna, sest see, kus me pidu peame, on päris kaugel ja ma tahan, et Marko tuleks ise autoga. Või noh, jah, ta on ka mugavam meie autoga ja muidu ma oleks pärast 2 autoga seal. Ühesõnaga ma üritan kunagi sinna kohale jõuda ja siis jätkame seda vlogi. Palju õnne sünnipäeva laps! Aitäh! Tere tulemast minu 30. juubeli! Jah. Vaikus enne tormi. Palju õnne! Palju õnne! Vaata nüüd sedasi! Oh my god! Nii lahe! Ma ei tea, mis on viimane asi, mida te selles vlogis nägite, mis on see viimane hetk, millal see kaamera eile käis. Aga see on kõige kaootilisem sünnipäeva filmimine ever. Sest nagu see eilne päev oli, ma ei tea, esiteks see läks nagu nii kiiresti, et ma ei suuda uskuda, et see on nagu läbi. Sest ma tunnen, et seda nagu mingis mõttes poleks olnudki, sest tõesti see aeg lendas eile nagu topelt kiirusel. Anyway, ma olen jõudnud koju. Minu taga on imeline lillemeri. Ja ma päris tükk aega tegelikult tegelesin sellega, et panna kõik need lilled ilusti vaasi, natuke sättisin seal. Ja nüüd on nii hea olla nagu, ma ei tea, mul on lihtsalt praegu selline overwhelming tänulikkus ja kuidagi väga õnnelik ja tore on olla. Ja kuidagi nüüd jõudiski alles kohale, et okei, nagu mul oli sünnipäev või et ma olen nagu 30, I don't get it, aga kõik oli lihtsalt nii tore. Ma olen muidu, täna on 1. mai muideks, nii et vaba päev on ja ma olen siin praegu üksi kodus, sest Marko on täna tööl ja tal on homme vaba päev. Aga eilsest päevast siis rääkides, nagu ma mainisin ka korraks mingi hetk seal alguses, et see oli üsna viimase minuti plaan, siis jah, me vist hakkasimegi alles aprilli alguses nagu päriselt planeerima seda sünnipäeva. Ja sellepärast mu 2 head sõbrannat ei saanud isegi
tulla sinna sünnipäevale, aga jah, lihtsalt see kuupäev oli nagu, see oli nii kindel, see oli nagu ainuke võimalus, millal seda sünnipäeva üldse teha. Nii et jah, selles suhtes kahju, et kõik ei saanud tulla, kes oleks võinud seal sünnipäeval olla, aga ma olen väga-väga tänulik neile, kes tulid ja nagu tõesti ja kõik mu pere oli põhimõtteliselt kohal, mida ei ole juhtunud ikka väga-väga-väga ammu. Niimoodi, et mu ema ja isa on siis, et me oleme kõik koos. Ühesõnaga, ma arvan, et see oli kindlalt üks siuke eilse ürituse highlight, sest ma ei tea, oh my god, mis toimub. Aga jah, see oli lihtsalt nii tore ja me tõesti olime lõpuks mingi kella 4-ni. Mina, mu õde ja siis mu ema ja isa ja nende mõlemad abikaasad. Ja ma ei tea, lihtsalt see oli nii tore. Aga ma võtan kokku ennast nüüd. Ja nagu ma ütlesin, siis eilne lihtsalt läks nagu nii kiiresti. Et nagu selles suhtes mul on nii kahju, et see aeg nagu lendas liiga kiiresti. Ma ei jõudnud midagi vlogida. Ma ei jõudnud põhimõtteliselt nagu väga mitte kellegagi rääkidagi. Ja jah, mul on selles suhtes, ma ei tea, kas ongi selliste suuremate ürituste tegemisega siuke tunne, et sa ei jõuagi nagu kõikidele keskenduda ja selles suhtes mul oli eile natuke paha tunne, et issand, ma ei jõudnud nagu kõigiga rääkida ja ma loodan, et keegi ei ole pettunud ja jah, lihtsalt ma ei tea, et see kõik läks nii kiiresti, see oli nii kaootiline ja see on nagu üks suur blur praegu. Aga lihtsalt mul on väga hea meel, et me ikkagi otsustasime seda sünnipäeva niimoodi pidada ja ma arvan, et see jääb nagu väga pikaks ajaks meelde, kuigi meil ei läinud selles suhtes ajaga kõik plaanipäraselt, et nagu me jäime nii hiljaks selle kaunistamisega ja toitude ettevalmistamisega ja nagu see kõik oli lihtsalt meie enda viga, et me ei osanud planeerida, kui kaua meil tegelikult aega läheb. Aga muidu see koht ise oli nagu 10/10. Minu meelest meil läks nii hästi, et me leidsime sellise toreda peokoha nagu Sõlm. See asub siis niimoodi Tallinna piiril, kui sinna Rakvere poole hakata sõitma. Et täiesti nagu see ruum, seal on mega palju ruumi. Meil oli vist nagu mingi 20 kandis inimesi, aga sinna mahub vist põhimõtteliselt 150 inimest. Nii et seal saab korraldada väga suuri üritusi ja meie otsustasime siis teha ise nagu toidud ja ise kaunistada kõiki värki. Aga seal on ka muidugi võimalus võtta catering ja niimoodi, et sinu eest tehakse kõik ära ja sa saad lihtsalt tulla sinna pidu pidama. Aga mingis mõttes mulle isegi meeldis, et me tegime ise eile, sellepärast et need on nagu nii meielikud asjad, mis me tegime ja meil oligi siis niimoodi, et me rentisime sealt ruumi, me saime kõike seal kasutada, me saime kõike sättida nii, nagu me ise tahtsime, me saime seda ekraani kasutada, muusikat, nagu lasta enda muusikat, nii et kõike sai ja ma täiega soovitaks, kui on mingi üritus plaanis, siis see on nagu nii äge koht. Seal on kalad, seal on akvaarium, nagu seal on nii ilus ja seal on ülihea laste mängunurk, nagu lapsed panid eile täiega hullu ja nad tõesti nautisid, ma nägin nagu seda, et nad olid nii, nagu nad mängisid põhimõtteliselt terve aeg ja nad läksid suht hilja ära mu vend ja õde oma lastega. Jah, selles suhtes mega äge koht ja ma panen selle koha lingi siia alla, täiega soovitan, nagu ma võiks vabalt seal mingit uut pidu pidada, sest tegelikult võimalusi oleks olnud veel, mida mingeid vingeid asju teha ja kuidas see kõik seal välja näeks. Aga jah, tõesti, mul on väga hea meel, et me leidsime selle koha, et me otsustasime pidada ikkagi seda sünnipäeva ja et see kõik sai tehtud ja tõesti siuke ülitore mälestus. Ja nüüd ma istun siin kodus vaiba peal ja täna ongi selline täiega mõnus sünnipäeva järgne päev ja kuna me jätsime eile põhimõtteliselt kõik asjad sinna, siis me täna käisime õega nagu seal ja teime kõik oma lilled ja kõik asjad ära ja mul oli siuke tunne, nagu ma oleks nagu selline flashback tuli sellest vanast ajast, kui me olimegi väiksed, kui me pidasime kogu aeg koos sünnipäevasid ja nagu jagasime pärast oma neid kingitusi, mis on kelle oma ja mis lilled ja värk, et see oli nii mõnus nostalgiline ja ma tunnen, et täpselt õige selleks suureks 30-ndaks, mis
ilmselt jääb viimaseks siukseks ühiseks sünnipäevapeoks, et väga-väga-väga äge. Ja mul on siin veel isegi mingid kingitused avamata, aga ma hakkan vaikselt vaatama, mis siin on. Ja aku on kohe tühi, nii et ma pean selle laadima panema. Ma ei tea, kas ma jätkan seda vlogi täna või lihtsalt see läheb mingi hetk edasi, sellepärast et täna nüüd on see hetk, et ma tahan lihtsalt puhata, ma pole isegi jõudnud mingeid pilte ega asju vaadata. Ja lihtsalt ma arvan, et ma midagi selles suhtes huvitavat täna rohkem ei tee, et natuke koristame, teeme süüa ja homme on siis mul tööpäev. Nii et ma loodan, et oli natuke huvitav ikkagi neid sünnipäevamuljeid kuulda. Kui mõtled, kas teha sünnipäevapidu, siis ma ütlen, et tee, kuigi meil oli eile õega nii stressful, et me ütlesime, et me ei tee mitte kunagi, mitte ühtegi üritust. Ja tõesti mul oli terve päev peavalu sellest närvipingest, aga ma ütleks, et see oli worth it. Käes on nüüd juba 3. mai. Täna on üks väga-väga eriline päev, aga ma mõtlesin, et ma teen teile siia vahepeale ära selle väikse USA asjade hooli. Kuna ma seal USAs lubasin, et ma näitan neid asju, mis ma ostsin, siis siin me oleme. Ja ma alustan toiduasjadest, sellepärast et Trader Joe's oli üks pood, kuhu ma väga tahtsin minna. Ja nagu ma rääkisin ka seal vlogi ajal, siis ma ostsin sealt ka selle uue toidukoti, mida ma olen nagu iga kord nüüd kasutanud, kui me poes käime. Ja see on nii hea, suur ja see tõesti on nagu tugev kott, nii et üli hea ost oli see. Ja siis ma tahtsin sealt kindlasti osta neid, mida Marko ükskord mulle tõi ka USAst, kui ta varem käis. Ja need on ülihead nagu sellised soolased küpsised ja siuke hea snäkk. See pakk on juba põhimõtteliselt tühi tegelikult, sest ma olen juba üle nädala aja kodus olnud. Ja see oli see asi, mida ma väga tahtsin. Aga mul täiega meeldib see Everything But The Bagel sari. Ja üks asi, mida ma kindlalt tahtsin kaasa osta, on see. See on siis siuke maitseaine, mida on hea panna nagu mingi beigeli peale, mingi muna peale, nagu ükskõik millega seda süüa. Ja ma ostsin neid tegelikult 2 purki. Ja täna hommikul sõin lõhevõileiba sellega ja minu meelest ta annab nii hea siukse maitse. Ja siis üks asi, mis meil veel on Trader Joe'st, siuksed nagu siin sees on mingi soolane asi ja siis peal on šokolaad. See pakk on lahti, Marko juba proovis, aga ma ei ole ise proovinud. Ja üldse seal Trader Joe's on nagu nii palju huvitavaid asju, mida sa mujalt poest võib-olla ei leia ja sellepärast see pood ongi siuke natuke eriline. Ja ma ostsin veel sealt mingeid snäkke ja asju, aga mul vist ei ole kõik enam alles. Nii et jah, need 2 asja veel siin on. Ja siis see asi, mida ma teile näitasin ka autos, California osariigiga tass. Ma ei ole veel seda kasutanud, sest me endiselt ei joo kodus kohvi, aga ikkagi tore. Mul on, issand, veel üks asi, mida ma tahtsin 100% kaasa osta, on Mio. See on siis selline nagu vee maitsestaja, kui niimoodi võib öelda, et sa paned oma vee sisse ja siis su veel on nagu maitse. Ja kuna ma olen lihtsalt nii halb veejooja, siis ma mõtlesin, et ma tahan seda proovida ja ma olen seda nagu kasutanud nüüd mingi paar päeva ja lihtsalt see teeb vee nagu limonaadi maitsega ja see on nii hea. Ja siin on 0 kalorit selles suhtes, et kui sa paned seda sinna vee sisse, siis ei tähenda, et sa nagu nüüd jõud mingid kaloreid sisse endale. Nii et see on nagu üks mul lemmikuid asju, mis ma kaasa ostsin. Siis mul on paar iluasja. Üks asi, mida me nägime juba kõik, see Sol de Janeiro spray. See on nii hea, ma ei hakka praegu peale laskma, ei hakka raiskama siin. Aga see on tõesti nagu, ma ei tea, see on nii hea lõhn, et ma arvan, et sellest saab mu üks lemmik. Ja siis ma käisin Sephoras, kus ma ostsin põhimõtteliselt 3 asja ja siis ma sain ühe kingituse. Üks asi, mida ma kindlalt tahtsin, on see Charlotte Tilbury kontuurimiswand. Ja ma alguses ei saanud sellega üldse nagu pihta, et miks see üldse ei blendi mul. Aga nüüd täna ma tegin nagu veits teistmoodi meiki ja ja ma hajutasin selle kohe ära, et ma ei teinud nagu kogu nägu korraga. Et siis see töötas üli hästi ja lihtsalt siuke. Esiteks see on ilus toode, see on nagu väga kiidetud ja ma ütleks, et praegu mulle meeldib.
aga siis ma ostsin ühe väikse mini Rare Beauty Liquid Blushi, sest ma tahtsin mingit, kuigi ma just ostsin endale selle kreempõsepuna, siis ma tahtsin midagi Rare Beautylt osta ja kuna mu õde on proovinud seda põsepuna ja talle meeldis, siis ma tahtsin ka seda proovida, aga tundus mõistlikum osta see väike versioon, sest ega ma iga päev ei kasuta kreempõsepuna ja siis see kestab niikuinii suht kaua. Ja siis ma ostsin, see on nüüd pakendist välja võetud, aga One Size, selline bränd, siuke suur meigisvamm ja siin on nagu erinevad nurgad, mis teeb selle blendimise üli mugavaks, et sa saad vastavalt kohale kasutada seda sponge'i ja siiamaani mulle väga meeldib see. Ma sain sealt kingituse valida, ma ei tea, kas see oli nagu Sephora sünnipäev või see oli sellepärast, et mul oli just sünnipäev olnud. Aga ma sain päris heade asjade vahelt valida, aga ma otsustasin siis selle Make Up by Mario lipkiti kasuks ja see liner on nagu ülihea, mulle tundub, et see toon on täpselt see, mida ma muidu kasutaks, aga see huulepulk ise on veits siuke natuke tumedam, kuigi ta on hästi mõnus siuke läikiv ja kreemine, aga jah, ma ei tea, kas ma seda kasutama päris hakkan, we'll see. Aga nii tore, et ma sain reaalselt siukse kingi, nagu see on ikka päris heas väärtuses kink minu meelest. Ja siis üks iluasi veel, mis tegelikult Marko ostis mulle sealt LA lennujaamast. Seal oli siuke Kylie kosmetiku nagu vending machine ja siis ta ostis mulle selle Tinted Butter Balmi, mille ma panin praegu peale ka. Väga ilus ja nii mõnus, nii sutav. Nii et nende iluasjadega ma olen väga rahul. Ma teen seda suht nagu kiiresti praegu, sest ega mul väga aega ei ole. Aga siis paar riietusasja. Seda mütsi te juba nägite, mida ma kandsin LA-s ja see endiselt on nagu nii tore siuke suvemüts, aga mul veits on siuke tunne, et võib-olla võiks veits väiksem olla, sest ta siit tagant on mul nagu mega kotis, aga ma ei tea, äkki ma saan seda kuidagi ise veits sisse tõmmata, aga I like it. Mis ma siis Alost ostsin, oli lihtsalt üks top, selline. Ja kusjuures me tulime koju ja siis mingi paar päeva peale seda tuli Alos, et ülipaljud asjad olid minust 30 seal äpis. Siis ma mingi, et no jah, et need asjad seal on nagu nii kallid, et ja mina siis sain toredasti täishinda maksta ja väga huvitav fakt, ma arvan, et ma rääkisin ka sellest elusas, et nagu see hind, mis sa poodides sildi peal näed, see ei ole lõplik hind, et sinna lähevad kassas veel maksud juurde, nii et ma ei mäleta, palju see nagu lõplikult maksis, sest siin on peal $58, aga sinna läksid veel maksud juurde, nii et päris kallis väike topp, aga ikkagi siuke tore mälestus ja ma jätan selle koti kindlasti alles. Siis ma ostsin endale väga jälle suveniirika asja, selline Santa Monica pusa, mul oli see lennukis seljas ka, aga see on nii tore suvine ja mul ei ole eriti väga pusasid. Ja noh, siuke kollane suvevärv ja see on seest siuke pehme ja kindlasti hakkan seda mega palju kandma suvel. Viimane asi riietest, ma ei hakka neid kauboi saapaid teile uuesti näitama, sest ma juba näitasin seal. Aga siuke tore kleit ja see pood, sellest sai mu uus lemmikpood, mingi Ten Shoppe, ma pole kunagi kuulnud, aga seal olid ülisoodsad asjad, see kleit oli $44. Aga nagu väga palju oli siukseid bluuse ja noh, tõesti väga trendikad asjad ja soodsad hinnad, et nagu kui ma lähen H&M-is, ma ei näe nagu siukest kleiti seal või noh, isegi kui seal on mingi selline stiil, siis need asjad on nagu mega kallid. Et minu meelest see pood oli nagu ülihea ja ma ei ole veel jõudnud vaadata, kas sealt saab Eestisse tellida. Aga mulle jäi nii palju asju seal kripedama, mida ma proovisin. Et tegelikult ma pärast mõtlesin, ma riiete poolest ostsin nii vähe asju, sest jah, kuidagi tundus, et ma olen nii palju raha kulutanud, aga jah, ikkagi mõned toredad mälestused. Ja see praegu on kõik nendest asjadest, mis mul siin ees on. Võib-olla mul läks midagi meelest ära, sest me oleme juba nii kaua kodus olnud ja asjad on juba igale poole ära pandud. Aga siuke väike haul USA asjadest. Ma ei käinudki siis üheski sellises poes
kus ma Eestis tavaliselt käin, et ma üritasingi leida siukseid ägedamaid. Üks pood, kuhu ma oleks tahtnud minna ja mida ma ei näinud mitte kuskil, see jäi meist suht kaugele, oli Aritzia. Ja ma olin suht kindel, et LA lennujaamas on nagu räigelt poode, et me saame veel mõnusasti shopata nagu viimased asjad, vaatame värgid-särgid ja seal polnud isegi see foorat ja need toidukohad, seal ei olnud mitte midagi. Ma ei tea, kas oli lihtsalt see International lennujaama osa või siis see lennujaam ongi lihtsalt siuke, et okei, isegi Tallinnas sul on vist rohkem söögivõimalusi. Aga igal juhul selline väike haul, ma pean ennast riidesse panema ja ma panengi kohe selle kleidi selga, kuigi täna ei ole eriti soe. Aga täna on minu kalli Johandra tüdrukute õhtu ja mul on väga excited. Siin vlogis on nüüd 2 siukest suurt sündmust koos, aga lihtsalt ma ei tea, see aprill-mai ongi väga siuke packed erinevate toredate tegevustega. Ma panen ennast ruttu valmis ja ma pean hakkama varsti sõitma ja ma olen nii põnevil. Nagu thank God, et täna päike paistab, sest eile ja üleeile olid minu meelest pigem siuksed vihmased ilmad, nii et ilmaga läks hästi. Ja ma usun, et tuleb väga põnev päev. Selline on siis see kleidike seljas. Minu meelest nii ilus suvekleidike ja nagu mul ei ole kunagi olnud sellist nagu päriselt ilusat naiselikku suvekleiti. Aga ma panen kindlasti mingi kampsuni võtan kaasa, jakki panen peale ja lähme autosse, sest mind ootab ees mingi 1,5 tundi autosõitu. On aeg hakata minema. Aga let's go, ma olen nüüd kohal ja mu auto on täiesti viltu. Vist. Classic Liis. Tegid kohta, kus me Lillepea kohti järgime või? Ma kohe arvestan. Aeg on ikka nii tore, sest kell on 10 õhtul, ma jõudsin just koju ja nii ilus on lihtsalt see päikese loojangu aeg ja nagu see, et kell on 10 ja taevas on siuke hämar, siuke punakas ja lihtsalt väga mõnus, see tekitab nii mõnusa meeleolu. Aga oh my god, arvata oli, et täna läheb ka niimoodi nagu sünnipäeval, et ma ei jutustanud mitte midagi selle peo, õigemini siis terve päeva jooksul, nagu täiesti crazy, aga tõesti nii kiiresti läks aeg, et jah, ma sõitsin mingi 1,5 tundi koju. Ma laulsin autos nagu nii kõvasti, et mul on veits hääl ära, aga nagu terve päev olime kõik koos ja mul on nagu nii hea meel, et kõik läks hästi ja kõik nägi väga ilus ja tore välja ja käisime siis ise pitsasid tegemas ja siis oligi Johandra vanemate kodus meil ette valmistatud selline tore lauake, mängud ja värgid-särgid. Nii et minu meelest oli üks väga tore päev ja uskumatu, et see aeg on nii kiiresti läinud, et Johandra pulmad on juba varsti ja ma ei suuda uskuda, sest nagu see tundus alati nii kaugel ja ma ei teagi, kuidas nagu, kui on siuksed suursündmused, mida sa nagu nii kaua ootad, siis tundub nii veider, kui need asjad on läbi, nagu samamoodi mul selle suure reisiga, et nagu nüüd on nii imelik elada selles
ajahetkes, et see kõik on läbi juba. Nagu tore on küll meenutada, aga lihtsalt jah, naljakas lihtsalt, kuidas see aeg käib ja miks see nii kiiresti käib. Ma ei tea, aga mega tore päev oli ja mingi väikse ülevaate vähemalt siis saite. Ma jah, kuna meid oli päris palju seal koos, siis see vlogimine lihtsalt ei oleks nagu eriti välja tulnud, sest jah, nagu väga palju jutustamist ja värki igal pool, aga homme on mul väga tegus päev. See jah, nagu selles mõttes ma ütlen, see aprill ja mai on nii hektilised kuud, et kogu aeg midagi toimub. Ma ei teagi, millal ma siukse tavapäeva vlogi teen, millal see aeg tuleb, kas see on tõesti reaalselt alles siis, kui on juunikuu, sellepärast et kui ma panen ühe video nädalas ja ma olen alles USA vlogide juures, siis I don't know, millal te näete sellist tavalist mingit vlogi, aga võib-olla ongi põnevam, sest talvel ma tunnen, et mitte midagi ei toimunud ja mitte midagi on vlogida ja kõik oli kogu aeg täpselt sama, aga praegu see kevad on lihtsalt nii põnev ja äge aeg olnud ja loodan, et on teil huvitav jälgida. Aga näeme siis homme jälle, sest homme, nagu ma ütlesin, on tegus päev ja kuna see vlog on siin olnud põhimõtteliselt 2 suursündmuse lühikokkuvõtte, ütleme ausalt, siis homme katsume rohkem vlogida. Tere hommik, kell on juba keskpäeval. Täna oli pigem siuke rahulik hommik, et tegin süüa. Vahetasin kõikidel oma lilledel vee ära ja ma ei tea, ma vahetan nagu seda lillede vett põhimõtteliselt iga päev. Ja ikkagi osad lilled on nagu vähem kui nädalaga juba täiesti surnud seal vaasis. Nii et ma ei oska lihtsalt nende lõikelilledega üldse hakkama saada. Aga siiski, nagu nad on ilusad nii kaua, kui nad on ilusad. Täna siis ma lähen Pillerini ja Liinaga saan kokku, kuna nad kahjuks ei saanud sünnipäevale tulla, siis ma ei tea, me ei olegi väga ammu näinud jälle, nii et siuke väike catch-up. Mul oli plaan minna Lasnamäe tsentrumisse, aga nüüd ma hakkan mõtlema, et kuna me saame alles kell 2 kokku ja ilmselt ikkagi paar tundi oleme, siis see filmimine jääks mega hilja peale. Pluss mul on vaja veel kodus üks koostöösi filmida. Mulle pigem tundub, et ma pean minema homme peale tööd ja issand, üks kommentaar, mida ma nägin, aga kuna ma võtsin selle video teiste asjade pärast maha, siis ma ei saanudki vastata. Aga seal keegi kommenteeris, et ma peaks võtma või nagu selliseid koostöid vastu, mis mulle päriselt meeldivad, et see Lasnamäe asi tundub nii sunnitud. Aga ma ei saa üldse aru nagu millest selline kommentaar, sest ma kogu aeg ütlen, et mulle väga-väga meeldib seda teha. Lihtsalt ilmselgelt, kui ma käin täiskohaga tööl, siis aja planeerimine ja see ongi vahepeal natuke keeruline, aga see ei tähenda seda, et mulle ei meeldi seda teha. Ma olen mega tänulik ja nagu õnnelik, et mul on siuke võimalus ja mulle väga meeldib käia seal ja teha seda sisu. Nii et jah. Ma lihtsalt olin nagu nii üllatunud, et siuke kommentaar, sest minu meelest ma kogu aeg ütlen, et see on nii tore ja äge. Igatahes täna siis jah, pühapäev. Mul on täiega siuke tunne, nagu nädalavahetus oleks pikem olnud, sest kuidagi see eelmine päev oli nii tegus ja nii tore, et alati kui on midagi siukest erilisemat nädalavahetuses, siis minu meelest see tundub nagu kestaks kauem. Tuulepulgaks proovime siis täna uuesti seda linerit, mis ma sain. Ma ei mäleta enam eriti, kui tume see on. Siit nagu ei tundu. Väga tume, aga meik on valmis, päike paistab, riided on ka seljas ja varsti ma lähengi linna. Mõtlen, võib-olla ma lähen isegi taksoga, siis võib-olla Marko tuleb pärast ka linna, käime korraks kaubamaast läbi, sest meil on mõlemal lõhnad otsas. Me oleme nagu mõlemad need inimesed, et meil on alati üks lõhn põhimõtteliselt, mida me kasutame. Mul on nagu vahepeal mingeid väikseid ka erinevaid. Aga jah, ma ei ole kunagi olnud selline inimene, et mul oleks mingi 5 erinevat lõhna samal ajal. Aga panen oma asjad kokku ja lähme linna. Appi me oleme kõik 30-ndates. Söömas käidud, mul on reaalselt igavesti kestev sünnipäev
aga tõid lilli. Ja nüüd me oleme kaubamajas. Lähme vaatame, kas me leiame sobivad lõhnad meile. Meelde tuletanud, et kui väsitav see linnas. Linnaelu selles mõttes on, et ma käisin lõunat söömas ja poes korraks ja ma olen nii väsinud, et ma lihtsalt ei jaksa midagi teha rohkem, aga mul on ikkagi vaja edasi tegutseda. Aga ma läksin poodi nagu nii kindla teadmisega, mis lõhna ma tahan, sest ma olin seda ükskord põhimõtteliselt Douglasest välja valinud juba ja mulle väga meeldis see lõhn ja ma mõtlesin reisilt seda osta, aga siis nagu kuskil tundus veel parem pakkumine ja nüüd siis kaubamajas otsustasin ikkagi ümber. Põhimõtteliselt lõpuks ma valisin 3 lõhna vahel. Tuli meelde, et okei, Gucci'l oli ka üks väga hea lõhn. Ja siis ma läksingi lõpuks ikkagi hoopis Gucci peale, sest see on ka hästi selline kevadine ja siukene, ma ei tea, minu meelest hästi naiselik lõhn, kuigi ta ei ole ülitugev võib-olla. Aga kuna ma sain töö juurest kinkekaardi sinna partnerkaardi ja kinkekaardi, siis ma mõtlesin, et hea võimalus nagu uus lõhn endale osta. Ja siis muidugi ja Marko valis endale ühe Burberry lõhna, mis tal just oli ka. Ja siis, kui ma olen kassas, siis ma näen, et ostlejate pidupäev on paari päeva pärast. Ehk siis see on täpselt see lõhn, mis raudselt on nagu soodukaga siis. Aga loodame, et ei ole, sest mulle väga meeldib see. See on lihtsalt nii suvekas ja minu meelest Maili oli selle lõhna nägu vahepeal. Väga meeldib see. Igatahes nüüd ma hetked puhkan. Panen mingid kodupüksid jalga ja siis hakkan mõtlema, kuidas ma seda videot täpselt filmi, mis mul vaja teha on. Ja muidugi ma just enne mõtlesin, et vähemalt on see, et päike loojab nii hilja, et terve õhtu on aega seda asja teha ja siis nüüd läks nii pilviseks, et ikkagi pole eriti head valgust. Aga